Hei seal. See oli nüüd küll hale. Tere maailm. Ühesõnaga, mina olen tuntud siin maailmas kui Charlie. Mu vanemad viis kokku armastus Willy Wonka vastu ja kui neil sündis samasuguste kurbade silmadega laps, nagu seal filmis, panid nad mulle nimeks Charlie. Aga ma olen olnud perekonna pettumus oma sünnist saadik, sest ma ei ole võitnud kuldset piletit Kalevi kommivabrikusse. Aga ühesõnaga, see siin on dokumentaal minu halenaljakast elust ja mis oleks veel parem, kui teha seda kaameraga, mille kinkisid mu vanemad mulle, sellepärast, et nende arust ei ole filmide ja sarjade vaatamine järjest hobi. Aga on ju. Eks me oma mõtetes olemegi. Aga vahepeal ei lähe asjad päris nii, nagu nad peaksid. Ma ei saa aru, kas mu elu ongi tragikomöödia või halenaljakas odav komöödia, mida sa vaatad kell 12 öösel. Või lihtsalt ongi mingi saamatuse hunnik. Sellepärast, et ühe inimesega ei saa juhtuda nii palju halbu asju. Lihtsalt see mõistuse vastane. Ma ei kujuta ette nagu... Ma ei kujuta ette, miks ühe inimesega peaks üldse midagi sellist juhtuma. Ühesõnaga, täna, kui mu ema sõitis töölt koju tordi ja lilledega sellepärast, et ta tahtis teavitada, et ta on saanud lõpuks ometi selle ametikõrgenduse, mida ta on nii kaua jahtinud, sõitis talle purjus autojuht sisse ja surm oli silmapilkne. Aga purjus autojuht tuli autost välja ja oli üllatunud, et üldse ta mingisuguse autoga kokku põrkas, sest tema arust ju kõik oli hästi. Ma ei saa aru, miks juhtub selliseid asju inimestega, kes on nii head ja nii toredad ja üldse kõige paremad, nagu miks surm ei võta selliseid nagu mina. Ma ei saa aru, kas siis maailmas on liiga palju häid inimesi, et neid tuleks maha tappa või kas siis nüüd on parem, et üks purjus autojuht, kes on tapnud inimesi, jumal teab, võib-olla ta tapab veelgi, kõnnib lihtsalt ja sõidab edasi. Ma ei... Ühesõnaga, tulin just matustelt. See kõik tundub nii ebareaalne minu jaoks, et ma päris hästi ei mõistagi sellepärast, et õnnetusest saadik ma pole teda näinud, kuna oli kinnise kaanega matus. Ühesõnaga, isa on alati toeks ja üritab anda endast parima, aga tema abikaasa ja eluarmastus suri. Nii et
ma arvan, et tal on kordades raskem kui mul. Ühesõnaga matustele tuli palju rahvast ja tulid ka sellised inimesed, keda ma väga ei tea. Aga nad tulid oma kaastunnet mulle avaldama. Ma saan aru, miks sa tuled mulle oma kaastunnet avaldama, aga mida kuradit? Sa ei tea, mis see tunne on nagu. Kes oled sina mulle ütlema, et oi, et see läheb paremaks või ma tean ka. Kurat, sa tead, kui sul mingi kass sureb ära, see ei ole sama. Ühesõnaga kõik on tagasi nagu enne, aga veel hullem. Ma vaatan jälle sarju. Ma vaatan jälle sarju väga palju ja filme ja ma ei tule oma toast välja ja ma üldse tegelikult ei liigugi sellepärast, et kõik, mis vaatab vastu, meenutab mulle mu ema ja ma olen piisavalt laps, et tunnistamaks seda, et ta on läinud ja ma lihtsalt ei taha seda tunnistada. Ühesõnaga, dokumentaal mu elust ei ole läinud nii, nagu ma olen plaaninud. Arvestades viimaseid sündmusi, mis tähendab seda, et mu elu ongi hale naljakas tragikomöödia. Ma ei tea, kas nutta või naerda või kas mul on tõesti nii suur karmavõlg, aga mis ei tapa, ei tee ka tugevaks, eks ole. Ühesõnaga, palju on muutunud viimase kuu jooksul. Ma ei ole oma sõpru näinud ja ma nagu igatsen neid, aga kuradi raske on, kui nad ei mõista sind ju. Ma ei tea. Ma arvan, et miski läks katki ja seda ei saa parandada nagu elevant portselanivabrikus, kes lõhkus kõik ära ja elevant ju ei pane oma londiga enam midagi tagasi kokku. Tulin siis siia metsa, kus me emaga ikka tihti käisime ja isa ütles, et saame siin kokku, aga nagu näha, siis isa ei ole mitte kuskil, nii et ta vist lasi mu üle, aga vähemalt taevas nutab koos minuga ja tore on meenutada ema. Mida fakki? Surprise, motherfucker! Mida kuradit? Su isa lasi sind üle. Me leppisime seda su isaga kokku. Võta ainult kokku, Charlie. Selleks me sul ju olemegi. Ja nüüd te mõtlete, et mis saab, kui mu sõbrad vaatavad mind sellise näoga. Mis te arvate, mis saada võiks? Kuna tegu on siiski dokumentaalfilmiga, tuleb igast dokumentaalfilmis ka tõetera välja ja siit tulebki minu tõetera. Millised sündmused on su elus olnud? Tähtis on see, et sul on ikkagi sõprade ja pere toetus ja koos saab kõigest üle. Mis me ikka siin seisame, aitab küll.